Tead, nii paljud inimesed küsivad, kas me peaksime talle andestama, kas me peaksime esinema ja ma arvan, et kõik küsivad tegelikult valet küsimust. Inimesed tahavad vaielda selle üle, kas tema vabandus on siiras, aga mind ei huvita, kas see on siiras. Ta ei teinud Iisraelile haiget. Ta tegi haiget juudi lastele Londonis, kelle sünagooge rünnati süütepommidega vaid eelmisel kuul. Ta tegi haiget juudi tudengitele Kolumbias ja Iisraelil ega iisraellastel ei ole õigust teda nende nimel andestada. Nii et tead, me toome selle teema jälle üles, aga miks ta üldse nii kinnisideeks on muutunud? Tal on ju palju raha, ta on andekas. Miks? Kuidas sa seda üldse seletad? Ta süüdistab ajuvigastust ja bipolaarset häiret. Aga kas see on ikka vastutuse võtmine? Jah, ma olen kuulnud seda väidet, et tal on vaimne haigus ja ma arvan, et vaimne tervis on tõsine probleem, mida tuleb tõsiselt võtta. Aga see ei vabanda seda, kui öelda, et ma lähen juutide vastu Defcon 2-3 või kui ta laseb välja loo, kus on Heil Hitler ja sunnib noori mustanahalisi lapsi oma muusikavideos Heil Hitler laulma. Kõike seda ei saa lihtsalt vaimse haiguse arvele panna. See on taktika, mida ta kasutas, sest ta tahtis olla kuulus, ta tahtis saada rohkem. Ta oli ju ka kuulus, ta tahtis olla veel kuulsam. Ta tahtis rohkem tähelepanu. Ja see on midagi, mida me näeme tänapäeval paljude kuulsustega juhtumas. Ma mõtlen, nad teevad seda Iisraeliga sagedamini, aga tema läks lõpuni ja reetis nii mustanahalise kogukonna kui ka juudi kogukonna. See ei ole midagi, mida me saaksime andestada. Ja tead, ma kuulen inimesi ütlemas, et me peame andestama, me peame leidma tšuva. Aga judaism ei ole selles osas leebe. Maimonides oli väga selge. Tšuva nõuab, et sa tagastaksid selle, mida sa võtsid, enne kui palud tagasi vastuvõtmist. Ja Kanye pole seda laulu eemaldanud. Ta pole maksnud tagasi kunstnikule, keda ta solvas. Ta pole isegi eemaldanud H-Kristiga kaupa. Ta jätab kõik sammud vahele ja läheb otse staadionile. Nii et ma ei arva, et me peaksime seda lubama. Ja tead, sellest vaatenurgast ütles ta, et ta kohtus rabidega ja nii edasi. Ma mõtlen, mis oleks õige meeleparanduse samm, et tegelikult end harida ja hakata harima neid inimesi, kellele ta justkui kuulutab juutide vihkamist. Jah, ma mõtlen, meeleparandus on isiklik, see on kulukas ja see ei lõpe piletimüügiga. Kui ta teatas oma esinemisest Londonis, siis see oli sellepärast, et talle maksti miljoneid dollareid. Ma arvan, et see oli 15 miljonit dollarit. See ei ole viis meelt parandada. Ja põhjus, miks ta nüüd keskendub Iisraelile, on see, et Ühendkuningriik keeldus talle viisat andmast. Prantsusmaa tühistas, Poola tühistas tema esinemise, Šveits, Austraalia Wireless Festival loobusid temast. Ta ei järganud üles ja ei valinud Iisraeli ega otsustanud, et tahab minna erareisile ja rohkem teada saada. Euroopa on ta Iisraeli poole surunud ja see on mees, kes ostab end tagajärgedest välja ja selle hinnaks on juudi väärikus. Ma ei arva, et me peaksime seda lubama. Teine küsimus on see, et kui ta otsustab seda teha, kas iisraelased ostavad pileteid? Ja ma arvan, et iisraelased on juba otsustanud. Ma lugesin, et 2 Iisraeli tipp-produtsenti ütlesid sellele ei. Gadi Oron lahkus juba 2 kuud tagasi. Barbie klubi omanik korraldab boikotti, kui see peaks juhtuma. Isegi produtsent, kes korraldab järgmisel kuul Kanye kontserti Tbilisis, ütles, et Iisraeli kontsert oleks mõeldamatu. Iisraeli muusikatööstus on juba oma otsuse teinud. Ainsad, kes seda lugu veel edasi suruvad, on suhtekorraldajad, kes vajavad seda pealkirja tema jaoks. Ma ei usu, et iisraelased sellega nõustuksid. Ja tead, isiklikult kasvasin ma üles Kanye Westi muusikaga. Mulle see väga meeldis. Ma arvan, et ta on andekas artist. Aga seda, mida ta on juudi kogukonnale teinud, ei saa lihtsalt Yad Vashemi külastusega heastada. Hästi, aitäh sulle. Nagu alati, Chen Masig, suur tänu, mu sõber. Aitäh, et mind kutsusid, ma hindan seda.